Banaan. Kollane. Kurvikas. Magus. Banaan on ideaalne toit, mis maitseb suurepäraselt toorena ning sobib hästi kokku palju muude toitudega. Banaan on sööbinud meie toidukultuuri kui tervislik ja maitsev puuvili, mis sobib inimestele, kes loevad igat kalorit, kui ka pühendunutele maiasmokkadele. Banaan on leidnud tee popkultuuri, pildid, kostüümid, muusika. Kas sa kujutad ette maailma ilma banaanita? Lihtsalt üks päev kaob ära. See on juba varem juhtunud. Muideks, banaan, mida sa täna sööd, ei ole sama, mis ta kunagi oli varem. Banaan, mida me armastame ja teame, on loodud inimeste poolt selekteerimise meetodil. Selle tulemusena saime banaani, mis ei sisalda seemneid ning on magus. Looduses banaan näeb välja selline, suurte kõvade seemnetega, mida ei näri läbi ja viljalihaga, mis on mõru. Those are all the seeds in there. Kuna meie banaanis pole seemneid, siis paljunemisega tegeleb inimene taime kloonides. Kloonimine tähendab, et võetakse taime osa ning kasutatakse istikuna, millest kasvab uus, täiesti identne taim. Selle tulemusena saame olla kindlad, et taime vili on sama, mis eelmisel taimel. Probleem on selles, et banaanitaimed üle kogu maailma on üks ja sama taim, mida on kloonitud, mis tähendab, et kui tekib mingi haigus ühel taimedest, siis levib ta kiiresti ka teistele. See probleem on väga tuntud monokultuuri istandustes, mis on ka põhjuseks, miks kasutatakse pestitsiide ja muid kemikaale. Kahjuks kemikaalid alati ei tööta. Peamine banaani liik, mida täna kõikides poodides üle maailma leida võib, on Cavendish, mida kultiveeriti 1834. aastal Sir Joseph Bankstoni ja tema aedniku poolt. 20. sajandi algul hakati Cavendish liiki masstootmist, kuid kuni sajandi keskpunktini kõvasti populaarsem ja massilisem oli teine banaani liik, Gros Michel. Gros Michel on natukene suurem ja magusam banaan, mis hakkas kaduma poodide letidelt 20. sajandi algul. Istandusi tabas Panama haigus. Haigus levis üle kogu maailma ning tappis istandusi ükshaaval. Panama haigus on seen. Sattudes mulda ründab ta banaani taime juuri ning taim sureb. Mullas, milles on Panama haigus, ei ole võimalik kasvatada Gros Michel banaani liiki. 20. sajandi algul tekkis tugev banaanide defitsiit, kuid õnneks oli võtta asendust. Kasutusele võeti meile tuttav Cavendish liiki banaan, mis ei kartnud Panama haigust. Vili oli väga sarnane nii maitselt kui ka välimuselt Gros Michel liigile, kuid mitte sama. Kogu banaani kasvatuse taristu ja turundust, mida on ettevõtted üles ehitanud, ei pidanud üldse muutma ning tarbija väga ei märganud ka vahet. Panama haigust ehk seent väga keerulise nimega on jagatud 4 erinevasse liiki, mis ründab erinevaid banaanitaimi. TR1, TR2, TR3 ja TR4. TR1 on liik, mis tappis Gros Michel liigi. Tänaseks on oluline TR4, mis ründab Cavendish tüüpi banaani ning levib maailmas väga aktiivselt. Tänaseks päevaks on ta levinud juba Aasias ja Austraalias ning 2019. aastal on leitud ka Ameerika mandril Kolumbias. Istandused, mis on nakatunud, vaikselt hävivad. Seekord probleem on selles, et hetkel pole head asendust Cavendish banaanile, nagu seda oli Gros Michelil. Maailmas aretatakse uusi liike ning geneetiliselt modifitseeritakse banaanitaime, et ta ei kardaks Panama haigust. Kuid hetkel lahendust pole leitud ning on jätkuvalt kasvav oht, et banaan võib poe letidelt uuesti kaduda.